Namaste! Tere tulemast Nesti Yoga kanalile. Mul on väga hea meel, et te avasite YouTube'i, leidsite Nesti Yoga, võtsite matti ja hakkate minuga koos praktiseerima. Ma väga palun teid liituda meie kanaliga ja likeida video, kui see teile tõesti meeldib, kui see tund, kui see praktika annab teile midagi head. Tänaseks tunniks teil läheb vaja joogamatti, muidugi, rihm ja siis pleedi. Ehk siis midagi, mis oleks selline hea toetus teile. Mulle meeldib kaltsuvaip. Täna me praktiseerime Shivananda joogat. See on klassikaline hatha jooga Swami Shivananda traditsioonis. Nii et head praktikat. No nii, alustame meie tundi kergest soojendusest. Alustame kaelast, sest Shivananda joogas me teeme kohe ümberasendid. Et ümberasendites me ei vigastaks oma kaela ja ei teeks endale liiga, me peaks kindlasti soojendama. Nii et alusta, vali isteasend, mis sulle sobib. Sa võid istuda põlvedel, sa võid istuda kõrgemal klotsil, kui sul niimoodi sobib paremini. Käelabad on vabad põlvedel, rulli õlad taha ja siruta selg. Jälgi, et sa ei vajuks kumerasse asendisse ega ei teeks kaela näguseks ega ei vajuks tahapoole. Selleks võtta kõik vajalikud abivahendid, et su selg oleks sirge. Ja me alustame kaelast ülesse ja alla. Hinga sisse, vii pea rahulikult ülesse. Hinga välja, pea all. Hinga sisse ülesse, ära vii liiga kaugele taha. Hinga välja, all. Sisse hingamine nina kaudu. Välja hingamine nina kaudu. Sisse hingamine üles. Välja hingamine all. Veel 2 korda sisse hingamine üles. Välja hingamine all. Jäta pea otsa, nüüd lihtsalt painuta pea paremale, hinga sisse ja välja hingamisega painuta paremale, hoia paremale. Tunne, et selg on ikkagi pikk, et õlad on vabad ja jälgi, et su nägu oleks täpselt otse, et sa ei keeraks nägu eemale. Hinga sügavalt. Hinga ühtlases tempos. Sisse hingamisega liigu keskele. Hinga välja liigu teisele poole. Nina kaudu sisse. Nina kaudu välja. Rahulikult sisse. Ja pikalt välja. Sisse hingamisega too pea rahulikult keskele ja teeme veel üks harjutus, ringid. Vii pea allapoole ja alusta siit ring paremale. Vii pea küljele, kõrvaga õla poole, siruta üles, liigu vasakule ja alla. Hinga sisse, liigu üles, hinga välja, liigu alla. Ühenda oma ringi, et see liikumine oleks sujuv. Sisse hingamine üles, välja hingamine alla. Teeme veel 2. Kokku teeme 6 ringi ja kui sa lõpetad, alusta teisele poole, ehk siis vasakule. Sisse hingamisega liigu üles, välja hingamisega liigu alla. Kui sa lõpetad, jäta pea allapoole ja sisse hingamisega too rahulikult keskele. Edasi jätkame seljaga, soojendame natukene selga. Sa võid teha üleminekut otse siit, ehk siis tule neljakäpli või siis lihtsalt siruta jalad, puhka korra põlvedesse, üle mine siit.
Sõrmed harali, hoia rannad ülad ühel joonel, hoia põlved puusade laiusel. Me alustame lehma kassi harjutusest. Sisse hingamisega tee selg nõguseks, vaata üles. Välja hingamisega selg kumeraks ja lõuk rinna poole. Hinga sisse selg nõgus, vaatad üles. Hingad välja selg kumer ja lõuk rinna poole. Teeme veel, hingad sisse ja hingad välja. Liigu oma hingamistempos, nii nagu sulle tundub õige, sedasi liigudki. Proovi alustada liikumist alaseljast ja lõpetada peaga. Alaselg alustab ja pea viimasena jõuab asendis. Tee veel 2 korda. Ja jääd 4 käpuli. Siit samast teeme üleminekut alla vaatavasse koerasse. Adha Mukha Svanasana. Lõdvesta pea kaal, rulli õlad eemale, lükka selg tikkusesse ja lükka põrandat kätte kaudu. Siruta selg sihi ismiku kondidega üles diagonaali. Aktiveeri oma reiad, sääred, suuna kannad alla. Hinga sisse ja sügavalt välja. Püüa hingata kõhu kaudu sisse ja välja. Ja veel sisse ja välja. Järgmise väljahingamisega kõverda põlved. Ja sisse hingamisega kõnni ettepoole, kas kätte vahele või lihtsalt keskele, lõdvesta pea, lõdvesta kaal ja lihtsalt rulli keha üles pea viimasena. Siit astuma jalad harki. Me teeme mõned puusaringid, et te käed puusadele, sisse hingamisega liigu ettepoole, hingad välja, liigud tahapoole. Vahet ei ole, kuhu poole sa alustad liikumist. Paremale või vasakule. Hinga sisse liigu ettepoole, hinga välja tahapoole. Tee veel 1 ring ja alusta teises suunas liikumist. Hingad sisse ettepoole, hingad välja tahapoole. Hinga nina kaudu, hinga koos liikumisega. Ja kui sa lõpetad, astu jalad kokku. Järgmisena me jätkame päikese tervitusega, sa peaks tulema mati ettepoole. Me töötame Shivananda stiilis päikese tervitusega. Sa võid astuda jalad kokku, kui sa oled algaja, astu jalad natukene eemale ja hoia paralleelsust. Keha on pikk, keha on sirge. Tõmba häbemelu ettepoole, sabakott allapoole, pinguta oma reielihased, pinguta tuharad ja siruta keha ringkeraga ülesse. Rulli õla taha ja tee käed sirgeks ja pikaks. Jälgi, et su kaal ei vajuks ettepoole, tõmba lõuk rinnale ja neutraliseeri kaela asendit. Ja siit alustame. Hinga sisse, vii käed küledest üles, Urdhva Tadasanasse. Hinga välja, too käed rinna ette, namaskara asendisse. Hinga sisse, vii käed eest üles, tee taha painutust ülakehast. Hinga välja, pikka sirge kehaga painut ennast alla jalgade poole. Hinga sisse ja astu parema jalaga taha, vii põlv maha, lõdvesta jalalaba ja suuna puusa alla. Hoia hinge kinni ja astu planku, kõht on tugev. Hinga välja ja vii põlved ringkere maha kätte vahele ja otsmik või lõuk põrandale. Hinga sisse, liigu kobrasse, jäta häbemelu maha, õlad rulli taha rinnaga sihi ülesse. Hinga välja, kas põlvede kaudu või sirgete jalgadega tule alla vaatavasse koerasse. Astu parema jalaga kätte vahele,
vii puusa alla ja siruta selg. Hinga välja, astu teise jalaga ette ja painuta keha jalgade poole. Siruta käed ettepoole, liigu üles taha, painutus ülakehast. Hinga välja, too käed rinna ette. Hinga sisse, taha painutus. Hinga välja, ette painutus. Toetan paar, kandade kõrvale. Astu vasaku jalaga taha. Jälgi paralleelsus teis põlves. Hoia hinge kinni ja astu planku. Hinga välja, vii põlved põrandale, rintäpsed kätte vahele, lõug või otsmik maha. Hinga sisse, liigu koobrasse, vii õlad taha pool. Hinga välja ja liigu alla vaatavasse koerasse suuna kannad alla. Hinga sisse ja astu vasaku jalaga kätte vahele, puusun all. Hinga välja, astu ette, painuta pea jalgade poole. Siruta käed ette, liigu üles taha, painutus ülakehast. Hinga välja, namaskar. Nüüd alla vaatavas koeras sa võid hoida jalad kas puusade laiusel või kui sa oled edasi jõudnud koos. Sama käib plangu kohta ja sama käib kobra asendi kohta. Nii et sa võid kobras hoida varvad koos või siis jalad koos, mis on raskem variatsioon, või siis algajate variatsioonis puusade laiusel. Või kui sul on kangem selg. Jätkame teise ringiga. Jälle tadasana või mäe asend, rullib õlad taha. Hinga sisse, urdha tadasana. Hinga välja, namaskar asend. Hinga sisse, taha painutus. Hinga välja, ette painutus. Astu parema jalaga taha ja siruta selg, lükka puusa alla. Hoia hinge kinni, astu planku. Hinga välja vii põlved, ringe otsmik või lõug põrandal. Hinga sisse, liigu koobrasse õlad taha. Hinga välja, alla vaatav koer, kannad alla. Astu parema jalaga kätte vahele, puusad alla. Hinga välja, astu ja painuta jalgade poole. Siruta käed ette, liigu üles taha, painutus ülakehast. Hinga välja, too käed rinna ette. Hinga sisse, taha painutus. Hinga välja, ette painutus. Hinga sisse, vasak jalg, sirutus. Hoia hinge kinni plank. Hinga välja põlved, ringre, otsmik või lõug. Hinga sisse kobra. Hinga välja, alla vaatav koer. Vasak jalg astub kätte vahele, puusal ja sirutus kehas. Hinga välja, astu painuta jalgade poole. Siruta käed, liigu üles taha painutusse. Hinga välja, namaskar. Korra hinga sisse. Sügavalt välja. Veel kord sügavalt sisse. Ja sügavalt välja. Jätkame veel 2 ringi. Hinga sisse, urdha tadasana. Hinga välja, namaskar asana. Hinga sisse, taha painutus. Hinga välja, ette painutus. Hinga sisse ja parem jalg astub. Hoia hinge kinni, plank. Hinga välja. Hinga sisse. Hinga välja. Hinga sisse, parem jalg. Hinga välja. Hinga sisse. Hinga välja. Hinga sisse. Hinga välja. Vasak jalg sisse. Hoia hinge. Hinga välja. Hinga sisse. Hinga välja.
hinga sisse, hinga välja, hinga sisse, hinga välja, viimane ring sisse, hinga välja, hinga sisse, hoia hinge, hinga välja, hinga sisse, hinga välja, parem sisse, hinga välja, hinga sisse, hinga välja, hinga sisse, hinga välja, vasak sisse, hoia hinge, hinga välja, hinge sisse, hinga välja, hinge sisse, hinga välja, hinge sisse ja hinga välja. Ja maid ettepoole, hinga aeglaselt sisse ja aeglaselt välja. Proovi Tadasanas mäeasendis viia oma hingamist tasakaalu. Hinga sujuvalt sisse ja sujuvalt välja. Raputa oma käed, raputa oma jalad ja mine Shavasanasse. Shavasana laseb meil võimalus taastuda kehal. Enne kui sa lähed selili, vaata, et sa paneks oma jalad võrdselt keskjoonest eemale, võtta põlved alt kinni ja rulli rahulikult keha selili. Vii jalad eemale üksteisest, lõdvesta, käelabad eemale kehast ja pea otse täiesti lõdv ja täiesti vaba. Hinga sujuvalt ja lase keha täiesti vabaks. Keskendu oma hingamisele, et see muutuks rahulikumaks. Südamerütm on ka rahulikum. Ja nüüd hinga sisse, vii jalad kokku, vii käed üle pea ja siruta. Venita terve keha varvastes sõrmedeni pikkusesse. Välja hingamisega lõdvesta. Ja taasi jätkame kõhulihastega. Kõverda põlved, korraks vii need rinna ette ja jälgi, et su alaselg oleks maas. Meie eesmärk hoida terve harjutuse ajal alaselg ilusti põrandal. Tänu kõhulihastele. Vii käed üle pea täiesti vabas asendis ja siruta jalad üles 90 kraadi. Nüüd vii jalad nii allapoole kui võimalik kuni 45 kraadi, et su alaselg oleks kogu aeg kontaktis põrandaga. Ja siit rahulikult vii põlved rinna poole, mitte päris rinna ette ja tõsta keha. Lõukrinna pool, käed eespool ja alaselg jääb ikkagi maha. Ja jätka siit. Hinga sisse, ava. Hinga välja, tõmba keha kokku. Hinga sisse ja hinga välja. Jätka veel 5 korda.
Kui sa lõpetad, kõverda põlved, lase tallad maha ja hoia selg maas. Las su alaselg veits puhkab. Kui see on väsinud, vii põlved rinna ette natukene kiigu. Masseeri selg. Võtta siit hoogu, hinga sisse, hinga välja, kiigu iste asendisse. Hoia lõug rinna pool kiikumise ära. Nüüd me teeme harjutus ülakehale. Delfiini harjutus on selle nimi. Selleks liigu mati tahapoole ja ole põlvedel. Võtta küünanokkidest kinni, täitsa haara terves küünanokkist kinni ja toeta käed ette poole põrandale. Ava käed ja võtta käed sõrmseangusse, suru peapesed ilusti kokku. Püüa olla kogu aeg kõrge oma õlgadel. Astu põlvega täis nurgas 10-15 kraadi tahapoole. Aktiveeri jalalabad ja välja hingamisega siruta jalad sirgeks, lükka kannad tahapoole. Lükka küünanokkidest põrandad ka eemale. Sellest asendist liigu ettepoole ja vii lõug põrandale ja liigu tahapoole algasendisse. Kui sa tundsid, et see oli liiga raske, sa võid astuda natukene eemale. Ja jälle liigu ette ja taha. Ja 3 ja taha. Ja 4 ja taha. Ja 5 ja taha. Kõht tugev ja taha. Ja 7 ja taha. Ja 8 ja taha. Kui sa lõpetad, vii põlved põrandale ja liigu beebi asendisse. Vii otsvik põrandale ja käed lõdvasta keha kõrvale. Hinga sügavalt sisse ja sügavalt välja. Juhul, kui su ismik on kõrgel ja sul on ebamugav olla selles asendis, proovi toetada käed otsmiku alla. Rulli rahulikult keha üles. Ja nüüd jätkame asenditega. Esimene asend on Shirshasana või pea peal seis. Kõigepealt ma näitan kergemat variatsiooni asendist. Ehk siis, kui sina oled algaja ja sa ei ole tugev ülakehas, siis ei tasu veel teha pea peal seisu, sest see võib olla kahjulik sinu kaelale. Tahan öelda, et täispea peal seis on lubatud ainult edasi jõudnutele praktiseerijatele, kes vabalt oskavad seda teha. Nüüd ma näitan kõigepealt lihtsamat variatsiooni, mida sa võiksid teha. Nüüd alustad sa igal juhul põlvedel, võtad küünanukkides kinni, mõõtes, kui laialt su käed on maas. Paned käed põrandale ja sellest asendist avad harki, võtad sõrmseangusse, et sul tekiks omamoodi selline kaal. Paned pea põrandale, pea laes natukene ettepoole otsmiku poole ja sirutad põlved. Hoiad õlad eemal kõrvades ja siis kõnnid jalgadega näo poole. Sa võid jääda siia, kui see talgab. Palun jälgi, et su õlad oleksid tugevad ja suruksid küünanokkidega maad. Nüüd, kui sa saad, vii üks põlv rinna ette ja püsi selles asendis. Siis proovi vahetada jalga ja püsi 5 hingamist näiteks selles asendis. Nüüd, raskem variatsioon oleks viia mõlemad põlved rinna ette ja hoida need siin. Kui sa saad seda teha, siis alles sa võid alustada täispea peal seisus, sirutades mõlemad jalad üles. Püsi asendis 10-20 hingamist. Hinga nina kaudu
ja fokusseeri ühte punkti matil. Suru künanukid pidevalt põrandasse ja tunne jõudu nii kõhus kui seljas. Hinga nina kaudu sisse ja nina kaudu välja. Kui sa oled edasi jõudnud, sa võid teha ka mingisugust variatsiooni pea peal seisust. Näiteks jalad haakis või üks jalg ettepoole, teine tahapoole. Kui sa lõpetad, vii üks jalg põrandale, teine ka, maandu põlvedele ja puhka beebi asendis. Lõdvesta käed keha kõrvale. Rulli rahulikult pea üles. Et tasakaalustada ennast pealustusasana pea peal seisu, me jätkame Salamba Sarvangasanaga, turiseis. Selleks rahulikult mine selline. Ja kusjuures siin sul võib vaja minna abivahendit nagu pleed. Kui su kael on natukene kinnisem ja turiseisus see reeglina ei saa väga sirgeks, siis see oleks sulle väga kasulik. Seda sa paned õlgade ja käte alla. Jälgi, et pea ja kaela all sul ei oleks mingisugust kõrgendust või midagi, mis segaks. Aja oma juuksed kõrvale. Sa liigud selili ja sätid niimoodi, et õlad oleksid täpselt selle pleedi peal. Seejärel sa toetad käed maha ja viid põlved rinna ette. Sätti pea, et pea oleks otse. Sa võid hoida põlved rinnal. See variatsioon kõverdatud põlvedega sobib väga hästi algajatele või neile, kellel on haige selg. Nüüd sa sätid ennast kõigepealt kõverdatud põlvedega asendist, käed seljale ja siis sirutad jalad rahulikult üles. Sätid veel rohkem künanukid üksteise poole ja käed abalude poole. Hoiad jalad koos, jalad sirge ja hingad selles asendis. Hingad nina kaudu sisse ja nina kaudu välja. Nina kaudu sisse ja nina kaudu välja. Mõnikord tundub, et meie põlved sirged, aga tegelikult kui jalad vabad, siis need lähevad pehmeks, siruta põlved ja toeta jalad kõrvuti kokku. Su hingamine peaks olema võimalikult ühtlaane, võimalikult sujuv. Sa toetad ennast tuharatest ja reitest pingutades neid. Jalalabad on vabad selles asendis. Järgmise väljahingamisega liigu adra asendisse või halasana. Sujuvalt vii jalad üle pea. Ja siis pane käed kas peapõsidega vastu maad või sõrm seongusse. Hoia jalad koos ja sihi ismikukondidega lakke. Seisa varvastel ja hinga ühtlaselt sisse ja ühtlaselt välja. Ühtlaselt sisse ja ühtlaselt välja.
Järgmise väljahingamisega kõverda põlved kõrvade kõrvale. Karne pidasin. Kui sa ei ulatu maha, toeta varvastele. Siruta põlved tagasi adraasendisse. Vabasta käed ja hoia käed maas. Hakka maanduma. Sujuvalt hoides jalad lähemale endale. Liiguta allapoole. Ära püüa toetada kätega selga. Tore, kui käed on maas ja toetavad sind maas. Samm-sammud lüli haaval jõuad põrandale ja paned talled maha. Mõned sekundid võid alati anda endale aega, et taastuda. Jätka poolsilla asendiga põhimõtteliselt pleetsinesega. Või tegelikult, kuna kala asend on järgmine, siis parem paneme selle kõrvale. Nii, et sa jõudsid selili. Ja edasi poolsild. Poolsilla asend on väga hea tasakaaluks alaseljale peale adraasendid ja turiseisu. Jalad on puusade laiusel ja paralleelselt. Käed on keha lähedal ja lõug on rinna pool. Sisse hingamisega tõsta oma puusad ja lüli haaval terve selg. Tõmba õlad enda alla, käed pööbesedega vastu maad ja lükka puusad nii kõrgele üles kui võimalik. Tallad ilusti põrandal ja paralleelselt. Kui sa soovid teha edasi jõudnud asendid, see sobib ainult paindliku seljega inimestele, sa võid viia käed sõrmsõngusse ja lukustada need siin. Kui see asend on ka liiga lihtne sinu jaoks ja su käed mahuvad sõrmedega selgroo poole selja alla, siis sa võid jääda siia. Tallad ilusti maas, puusad kõrgel üleval. Väljahingamisega vabasta käed mis iganes variatsioonist ja hakka maanduma. Ülakeha alustab alaselg viimasena jõuab alla. Vii põlved rinna ette, haara künanukkidest kinni ja väljahingamisega tõsta nina põlvede vahel. Hinga sujuvalt sisse ja sujuvalt välja. Ära püüa lõuaga sihida ette, püüa just ninaga põlvede vahele ja lõuaga pigem rinna poole. Ja väljahingamisega rahulikult lõdvasta pea maha. Vabasta jala ja siruta jalad sirgeks. Hoia jalad eemal üksteisest ja shavasanasse. Lase täiesti vabaks. Tee mõned sujuvad hingamised. Hinga nina kaudu sisse ja nina kaudu välja. Nina sisse ja nina kaudu välja. Hinga sisse vii käed üle pea, vii jalad kokku ja venita, siruta terve keha varvastes sõrmedeni. Välja hingamisega lõdvasta. Järgmine asend on kalaasend. Kalaasend tasakaalustab teie ülakeha ja kaela. Ma näitan klassikalist variatsiooni sellest asendist. Vii käed ismiku alla, peopesedega vastu põrandat ja siruta jalad sirgeks. Hinga sisse, vaata varvaste poole ja tõsta ennast künanukkidele. Hinga sisse veel kord, liigu rinnaga üles poole, hinga välja ja libise, kuni pea jõuab põrandale. Rind jääb kõrgele
pea jääb maha, hingad ühtlaselt sisse ja välja. Lõdvesta jalalaba. Hinga sisse, vaata varvaste poole, hinga välja, lõdvesta selg maha ja vabasta oma käed. Jätta tegelikult jalad kokku, sest nüüd me teeme tasakaalu kaelale jälle. Vii käed sõrmsõngusse pea taha. Vii künanukid näo poole ja hinga välja venita kael. Jätta oma abalud põrandale. Kõht on pingest vaba. Jalad on ka vabad pingest. Hinga sügavalt sisse ja sügavalt välja. Järgmise väljahingamisega lõdvesta pea maha. Nüüd kas keera ennast paremale küljele ja sujuvalt tule iste asendisse. Või sa võid alati viia põlved rinnale, hingata sisse ja väljahingamisega tulla rahulikult siin iste asendisse. Jätkame iste asenditega. Esimene iste asend on ettepainutus jalgade poole. Hoia jalad koos, istu ilusti kondidel ja sa võid sättida oma kondid ilusti maha. Tõmba lihased enda alt. Nüüd hinga sisse, liigu käärtega üles. Siruta seid pikkusesse. Hinga välja painuta jalgade poole ja võtta jalgadest kinni. Siruta ennast ala seljas ja välja hingamisega painuta jalgade poole kaugemale, kui sul tekib ruumi. Oluline, et su ülakeha poleks kumer ja et sa oleks võimalikult sirutatud asendis. Tööta seljast. Kui su põlved alt on väga valus, kõverda natukene põlved ja siin sa võid panna näiteks pleedi endale alla. Näitan. Sa võiksid näiteks rullida selle ilusti, pane oma põlved all ja püsida siin. Kui sa ei ulata oma jalgadest kinni, võtta rihm ja istu sirge seljaga siin. Jätka hingamist, püsi asendis. Vali endale sobilik variatsioon. Hinga sügavalt sisse ja sügavalt välja. Nina kaudu sisse ja nina kaudu välja. Hoia oma õlad allpool oma kohal eemal õlgadest või kõrvadest, õlad eemal kõrvadest. Ja järgmise väljahingamisega lõdvesta. Purvatanasana on järgmine asend. Purvatanasana või kaldpinna asend tasakaalustab meie selga jälle. Hinga välja ja kukku loomulikus asendisse selja taha. Loomulik kukkumine. Kui sul on väga paindlik künanuk, siis keera sõrmed ismiku poole. Või siis täpselt taha poole. Paindlik künanuk, sõrmed ismiku poole, et kaitsta oma künanukki vigastusest. Pikenda jalalabad. Järgmise sisse hingamisega. Vii ringere üles, õlad taha poole, leia asend peale, et siis toeta õlgade peale ja tõsta puusad üles. Hoia asend. 5, 4, 3, 2,
1. Hinga välja ja rahulikult maandu põrandale. Võta pea sujuvalt keskele ja lõdvesta oma õlad. Jätkame jalad harkis asendada. Vii jalad nii harki kui võimalik. Jälle sa võid sättida oma lihased, tõmmata need enda alt, et sa ei istuks nii-öelda nende peale, et nad ei segaks. Siruta oma selg pikkusesse, rinnaga sihi ülesse ja toeta sirged käed põrandale. Pluss sellele jälgi, et jalalaba asend oleks kant ja varvas ühel joonel, et su jalalabad ei oleks sirutatud asendis või kukuks kuhugile poole. Et siruta selg ja püsi siin. Kui su keha on pulg sirge ja sa tunned, sul on ruumi painutada keha ette, siis palun painuta. Kõnni kaugemale ja kaugemale, aga ainult sirge seljaga. Miks nii? Sest muidu me pingutame üle oma jalgadest. Kui meie selg on sirge, me tunneme väga hästi oma piiri ja see on turvalisem praktika. Hinga nina kaudu sisse ja välja, püsides asendis. Mida sügavamalt sa hingad nina kaudu, mida sujuvamalt, seda parem on sinu lihastele ka. Väljahingamine rahustab närvisüsteemi, lõdvestab lihaseid, keha muutub, võib öelda, pehmeks ja hakkab siin kulama. Sisse hingamisega kõnni kätega enda poole ja et tasakaalustada jalgu või põlved kokku ja natukene puhka siin. Järgmiseks asendiks jälle avad jalad harki ja tõmba parem jalg enda poole. Vasaku käega võtta jalast kinni seal, kus sa saad. Kui sa ulatud, võtta jalalabast kinni väga hästi. Võtta sees poolt sedasi kinni. Kui sa ei ulatu jalalabani, võtta kas pealt või proovi sääre marjalihase alla panna oma käelaba. Peopisega üles poole. See hoiab su keha rohkem eespool ja ei lase su kehal kukkuda. Nüüd võtad seal, kus sa ulatud. Keerad oma keha, ehk siis sa püüad avada oma keha nii palju kui võimalik suunaga jala poole. Tõsta teine käsi ülesse ja siit hinga veel kord sügavalt sisse ja välja hingamisega painuta jala poole. Nüüd, kui sa ulatud jalast kinni võtta jalalabast ja ava oma ülakeha. Kui sa ei ulatu ja lihtsalt üles, näiteks siia ja püsi siin. Püüa mitte suruda alumine külg kinni, aga just pikemaks ja pikemaks muuta. Hinga nina kaudu sisse ja nina kaudu välja. Püsi asendis. Ava oma keha nii palju kui saad. Vaata üles poole mõlemas asendis. Järgmise sisse hingamisega tule rahulikult üles. Välja hingamisega lõdvesta käsi. Teine jalg. Kõverda vasak jalg, hoia kant lähedale endale, et põlves oleks minimaalne nurk. See on turvaline sinu põlve jaoks. Ja vali jälle endale sobilik asend, kus sa ulatud, kus sul on kõige mugavam, on ju. Siis teine käsi liigub üles, hinga sisse ja hinga välja painuta jala poole. Jätka sügavat ja sujuvat hingamist. Nina kaudu. Vaata üles poole. Ja järgmise sisse hingamisega liigu üles. Hinga välja lõdvesta. Asendit nimetakse tärava asendiks.
Järgmine asend, mida me teeme, on paadi asend, aga teeme täna madalat paati. Nüüd sa hoiad põlved koos, jalad koos, käed sõrmsõmbus, pane need pea taha. Suuna künanukid näo poole ja kaaluta keha taha poole. Madal asend. Jälgi, et su selg oleks kumer. Tõmba kõht kokku ja sirutasid jalad sirgeks. Hoia. 5. 4. Kõht tugev. Kumer selg. Künanukid näo pool. 3. Hinga kogu aeg nina kaudu. 2. Ja 1. Hinga välja rahulikult maandu selili. Vii põlved rinnal ja natukene kiigu, masseeri alaselg. Hinga sisse võtta hoogu, hinga välja kiigu iste asendisse tagasi. Nüüd me jätkame kõhuli asenditega. Enne seda teeme planku. Plank on väga hea ülakeha tugevdamiseks, kõhupiirkonna tugevdamiseks. Nüüd tule neljakäpuli omal teel, omal viisil. Säti oma raalmed õlad ühele joonele. Jälgi, et keskmine sõrm vaataks otse ette poole. Mõnikord ta võib natukene vaadata mati nurka, aga see on väga väike nurk. Püüa olla väga kõrge oma kätel ja siruta põlved sirgeks. Hoia jalad täna puusade läiusi. Jälgi, et su selg oleks nõgus ja puuse oleks kõrgel. Tõmba häbemelu ette, pinguta kõht, lükka kannad taha, siruta ringkere ja hoia ka loomulikus asendis. Hoia 3. Hinga nina kaudu. 2. 1. Hinga välja maandu põlvedele ja korraks siruta käed. Venita käed, venita õlad. Ja tule tagasi planku, lükka kannad taha ja siit tõsta paareni jalg. Hoia 3, lükka vasakant taha, häbemelu ikka ette, 2. Ja 1, hinga välja lase jalg alla, vaheta jalg. 3. Kaks. Ja 1, hinga välja lase jalg alla, jälle maandu põlvedele ja liigu beebi asendisse, jälle jätta käed ette poole, et venitada. Hinga sisse, tule neljakäpuli tagasi. Tule planku ja plankust me teeme üleminekut kõhuli. Lükka varvastest ette poole ja liigu alla 4 sekundiga. 4, 3, 2 ja 1. Jõuad kõhuli, sirutad ennast jalgadest, kehast. Sinu esimene asend on pikendatud kobra või bhujangasana. Ava jalad puusade laiusele, toeta käed rinna kõrvale, vii õlad, künanukid taha ja jäta otsmik põrandale. Hinga sisse ja tõsta keha ülesse, nii et su häbemelu oleks maas. Rulli õlad taha, ring kõrge, püsi, hinga 5. 4. Jälgi, et su pea ei kukuks taha, et su peapesed oleksid maas. 3. Rulli õlad taha, künanukid taha. 2. Häbemelu kindlalt põrandal. 1. Ja hinga välja, rahulikult maandu.
vii varbad kokku, kannad harki ja toeta käed pea alla. See on krokodilli asend. Hinga sind sügavalt ja lase keha täiesti vabaks. Järgmine asend on klassikaline kobra. Selleks vii oma varbad kokku, kannad kokku. Too käed rinnaga ühele joonele. Vii õlad künanukid taha ja jäta otsmik põrandale. Hinga sisse ja tõsta ennast nii palju, et su naba jääks põrandale. Vii õlad nii tahapoole kui saab. Ja nüüd pingutades tuharat, tõsta käed maast lahti, 2 senti. Püsi asendis, hinga. Tõmba abalud üksteise poole. Hoia kõrgust. Hinga välja, maandu alla ja keera nüüd pea teisele poole. Krokodilli asend. Järgmine asend on üks variatsioonidest Shavassanast või rohutirtsu asendist. Sa jääd kõhuli ilusti, sa hoiad jalad puusade laiusel. Vii käed sõrmedega õlgade peale. Vii künanukid näo poole ja algasendis jätta näiteks lõug põrandale. Sisse hingamisega tule nii jalgade kui ülakehaga ülesse. Tõsta jalad, siruta põlvedest, ava ülakeha, vii abalud üksteise poole, vii künanukid taha, hoia ka loomulikus asendis ja hinga sisse välja. 3. Sisse välja. 2. 1. Järgmise väljahingamisega rahulikult maandu ja puhka krokodilli asendis. Pea külje peal, varbad koos, kannad harkis. Viimane asend kõhuli on dhanurasana või viibu asend. Selleks kõverda põlved, võtta hüppeliigese piirkonnas kinni, nii et jalalaba saaks olla vaba, hoia korralikult, et su käsi libiseks pealt. Otsmik on maas algasendis. Hinga sisse ja tõsta keha ülesse. Lase õlgadel minna taha poole jalgadele järgi. Lükka reied maas lahti, tõsta jalad nii kõrgele kui võimalik. Vaata otse, hinga sisse ja välja. Nina kaudu sisse, nina kaudu välja. Välja hingamisega lõdvesta jalad ja puhka krokodilli asendis. Püüa hingata võimalikult laialt oma kõhuga, et see mõjutaks sinu alaselga. Et su alaselg saaks ka laiaks minna. Hästi.
Edasi liigume beebi asendisse, mis viib tasakaalu meie selga ilusti. Vii jalad kokku, kui see on võimalik sinu jaoks. Töö käed rinna kõrvale, otsmik algasendis maas ja su nina peaks liiguma kogu aeg mööda põrandat. Hinga välja, lükka. Jõuad beebi asendisse. Kui sa vajad toetust, siis toeta käed otsmiku alla või otsmik põrandale, käed vabad keha kõrvale. Hingasin sügavalt sisse, välja, väga laialt seljaga. Su kõht ajab selga laiaks. Ja kui oled valmis, rulli rahulikult keha isteasendisse. Edasi lähme keerukujusse. Keerukuju, väga kasulik asend seljale. Näitan selle poolega nüüd. Näitan lihtsamat variatsiooni. Jätta oma parem jalg sirge asendisse ja kõverda oma, näitan teise poolega hoopis. Parem jalg kõveraks ja vasak jalg sirgeks, et ta näeks. Nüüd, mis on oluline, et ismikukondid oleksid ühel joonel ja et su ismik ei kõnniks kuidagi viltu ja risti. Püüa istuda ilusti. Põlka tahab jääda paika, jalalaba ilusti maas. See jalg ei lähe risti, see jääb otse, jalalaba suunaga üles. Nüüd vastaskäsi, ehk siis kui sul parem jalg üleval või kõverdatud, siis vasak käsi liigub ülesse. Siruta käsi, siruta selg hinga sisse, hinga välja, vii risti ja mine sügavamale künanukiga siia kinni. Teine käsi jätta selja taha, nii kuidas sul mugav on, võib-olla sõrmedele sul on mugavam toetada. Hinga sisse, siruta selg pikkusesse pealae suunas ja hinga välja, tõmba risti. Püüa viia õlg nii taha kui võimalik ja lükka eest künanukis ka ennast risti, vaata taha. Ja hinga. Kui sa saad jätta muidugi peopesa ilusti põrandale. Kui sul on sügav keerukuju ja sul on see asend liiga lihtne, siis vii käelaba ilusti ismikule. See lükkab sind veelgi kaugemale asendisse. Püüa mitte vajuda taha, olla nii sirge kui saab. Püüa hingata kõhu kaudu. Ole nii pikk kui võimalik. Hinga sisse ja välja. Järgmise sisse hingamisega keera ennast teises suunas ja välja hingamisega lase vabaks. Vaheta jalg. Jalalaba seisab paralleelselt, teine jalg ka paralleelselt, ilusti istud mõlemal kondil. Hingad sisse, sirutad keha, hingad välja, viid risti. Hingad sisse, pikendad, hingad välja, keerad risti, vaatad taha. Jälle võid toetada käsi sõrmedele, kui see aitab sul sügavamale jõuda asendisse või jätta peopesa põrandale. Hinga kõhu kaudu sisse välja. Iga sisse hingamine aitab sul saada pikemaks. Iga välja hingamine suunab sind kaugemale risti. Hinga sisse, keera ennast teises suunas. Hinga välja, lase vabaks. Päästa jalad, raputa korralikult. Nüüd me teeme veel ühe asendi, mis on varese asend. Varese on asend, mis on tasakaalu asend. Esiteks, vares tugevdab randmeid, arendab tasakaalu ja tugevdab käed iseenesest ka. Nüüd ma kõigepealt näitan näoga teie poole, et teil oleks selgem pilt. Nüüd alustate sellest asendist, kus te istute varvastel. Põlved harkis.
et asendis peaksid olema sõrmed harali. Ma näitan teile nii-öelda algajate varest. Me paneme käed nina alla ja viime ühe käelaba laiusele, nagu üks käelaba mahuks veel vahele. Künanukid suuname taha diagonaalidesse, et meie keskmine sõrm, ranne ja künanuk jääksid ühele joonele. Seejärel tõstad puusad üles ja toetad oma kättele. Tood raskus ettepoole. Nüüd on hästi oluline sirutada ringkere ette, vaadata kaugele ettepoole ja siis alles tõsta ühele varbad maast lahti ja siis teisele varbad maast lahti. Ja siis sa püsid siin asendis. Siruta ringkere, hinga 3, toeta peopesadele 2, hinga 1 ja rahulikult väljahingamisega maandu tagasi jalgasendisse. Ja raputa käed, sest su randmed võivad siin väsida. See mulle väga meeldib, ühendad käelabad ja raputad. Teeme veel kord. Ma näitan seekord küljega, et pilt oleks ka siin poolt selgem. Veel kord, avad põlved harki, käed nina all. Natukene eemal, jälgid diagonaali, keskmine sõrm, ranne, künanu. Paned käed ilusti enda all. Tõstad istnikut ja tood raskus käte peale. Siruta ringkere ette, vaata kaugele ettepoole ja siis tõsta ühele varbad ja siis teisele varbad. Hoia, hinga, nina kaudu sisse, nina kaudu välja. Veel 3, veel 2, ja veel 1. Tuli mõttesse, et kui sul on raske tõsta mõlemad jalad maast lahti, sa võid teha ühega. Ehk siis sa kaalutad keha ette, tõstad üks jalg maast lahti, tunned, et sa oled peaaegu, on ju, teise jalaga ka maast lahti. Ja siis mängid siin tasakaaluga. Ehk siis katseta kindlasti, ära lihtsalt istu, sest see on huvitav asend ja see on põnev asend. Nüüd me jätkame püsti asenditega. Esimene asend on poolkuu asend. Astu jalad kokku. Ilusti tõmba keha kokku, kõht sisse. Jälgi, et sa ei oleks nõgus. Tõmba häbemüle ettepoole, sävakond allapoole ja kõht sissepoole. See on väga oluline selles asendis. Järgmisena too käed rinna ette ja siruta käed ülesse. Nüüd sa ei pea viima käed liiga kaugele, hoia nii nagu su õlg sulle lubab, ehk siis natukene eespool. Hoia keha, hinga sisse, et ennast väga-väga pikaks, väga-väga kõrgeks. Hinga välja ja painut ennast paremale. Jälgi, et sa ei suruks oma alumiskülge kinni, püüa olla võimalikult pikk ja lükka oma puus vastas suunas. Hoia asend, sinu eesmärk ei ole väga alla saada, sinu eesmärk pikendada ja sirutada oma keha. Hoia 3, pilk otse ülesse, ole nii kõrge kui saad, nii kaugele lased puuse, kui palju lubavad sulle jalalabad. Ja 1 hinga sisse, tule rahulikult keskele. Jälgi ka, et sa ei keeraks oma kehas edasi, püüa olla väga paralleelne. Hinga sisse siruta ja hinga välja liigu teisele poole. Jälle küljed on pikad, hingad sisse ja välja. Pikk tunne, nina kaudu sisse, nina kaudu välja. Tee veel 1 sisse ja välja. Sisse hingamisega tule keskel, välja hingamisega lõdvasta käed. Raputa käed, raputa jalad. Utthita Trikonasana on järgmine asend. Utthita Trikonasana on sirutatud kolmnurga asend. Nii, oled mati keskel ja astud 1,10 m harki.
Keera parim jalg 90 kraadi, tagumine jalg 60, ehk siis varbad vaatavad kergelt sissepoole ja te kannad ühele joonele. Keera oma puusad nagu paralleelselt mati äärega ja lükka häbemelu ette jälle, et kaista ala selga. Tõsta käed küljedele, hinga sisse ja välja hingamisega siruta jala suunas, too käsi jalale, teine käsi jätta üles, vaata peopisse sisse. Siruta küljed, ole pikk, hinga nina kaudu sisse ja nina kaudu välja. Tunne jõudu mõlemas jalas. Püüa avada pidevalt oma puusa ja sirutada oma alumiskülge. Sisse ja välja. Ja veel sisse ja välja. Järgmise sisse hingamisega tule rahulikult ülesse, hinga välja ja keera jalad teisele poole. Jälle puus on avatud, häbemelu ette, hinga sisse ja välja hingamisega siruta teise jala suunas, vasaku jala suunas, liigu käega nii alla, kui sulle lubab keha. Ei ole mõtet minna alla ja jääda liiga kumelaks. Püüa jääda nagu sirutatud ja pluss avatud puusaga. Vaatad peapesse sisse. Jätka hingamist, püüa hingata kõhu kaudu, sisse ja välja. Sisse ja välja. Siruta küljed, sisse ja välja. Järgmise sisse hingamisega ülesse, välja hingamisega lõdvasta ja astu mati keskel. Lähvate jalad. Teeme Virabhadrasana 1 asendit või sõdalane 1. Astu 1,10 m harki, võib-olla asendis sa soovid astuda laiemaks. Keera paaringal 90, tagumine 45 kraadi alla ja jälgi, et kannad jääksid ühele joonele. Kui su puusadel on raske ennast keerata, astu tagumise jalaga pigem natukene kõrvale, nagu puusade laiusel, siis su puusadel on palju lihtsam. Keerad puusad, lükkad häbemelu ette, et kaista oma ala selga. Tunned, et tagumine jalg on puusas sirge. Tõsta käed õlgade laiusele, kui sa saad, ühenda peopesad ja hoia käed koos. Hinga välja, kõverda põlv. Jälgi, et su põlv ja kant oleksid ühel joonel. Juhul kui vaja, astu eest jalast laiemaks ja süvene asendisse, hoides puusad nii otse kui saab. Kui sa saad ja sul on tasakaalu, vaata peopesade vahele. Hinga sisse ja välja. Pidevalt sisse ja välja. Ära unusta, et sinu tagumine jalg on väga tugev puusas, sirutud puusas ja seisab ilusti jalalavaga põrandal. Hinga sisse, siruta põlv ja keera jalad teisele poole. Hinga sisse ja hinga välja, kõverda põlv. Jälle sätti laiemaks kui vaja. Puusad nii otse kui saab, tagant jalg nii tugev kui võimalik. Hingad nina kaudu sisse, nina kaudu välja. Põlv vaatab otse, tagumine jalg tugev, ka välisküljega maas, sisse ja välja. Sisse ja välja. Sisse hingamisega siruta põlv, keera keha keskele, lõdvasta käed ja astu jalad kokku, lõdvasta. Ja viimaseks teeme Virabhadrasana 3 või siis sõdalane 3 asend, mis on tasakaalu asend. Astu 1,10 m harki. Keera paaremina 90, tagumine 45, keera puusad otse. Tõsta käed ülesse, hoida põlgade laiusel, hinga välja, kõverda põlv ja too keha ilusti jalale. Siruta käed ettepoole, keera tagumine jalg 90 kraadi alla õigemini siin ja sisse hingamisega tule ühele jalale. Keera oma puusad nii otse kui võimalik, tugipõlv on sirge. Käed on pikad, sihivad ettepoole
hinga sisse ja hinga välja. Tunne pikkus kehas, pilk on eespool ühte punkti, pikk jalalaba ka. Nüüd hinga välja, kõverda tugipõlv, vastu jalg taha, tõsta keha ja keera jalad teisele poole. Hinga välja, kõverda põlv, too raskus ette jalale, keera jalg 90 kraadi all ja sisse hingamisega tule jalale. Hoia puusad otse, siruta käed ette poole. Hinga nina kaudu. Püüa tugipõlves olla sirge, püüa keerata puusani paralleelseks, kui saab ja hinga välja, kõverda tugipõlv, vastu jalg taha, siis keera keskele ja jalad kokku. Raputa oma jalad korralikud, mõned õlaringid, lase vabaks oma käed. No nii. Sellega me lõpetame ja lõpetame me alati šavasanas, lõdvestusasendis. Võtta põlved all kinni, kui sa istud maha. Lase see kumeraks ja jälle rulli ennast ilusti põrandale. Jälgi, et jalad oleksid võrdsed keskjoonest eemal, käed eemal kehast ja pea otse põrandale. Ja lase siin ennast täiesti vabaks, täiesti lõdvaks. Samm-sammult lõdvesta iga kehaosake. Alusta jalgadest. Lõdvesta jalalabad, põlved, puusad. Tunne jalgade raskust. Lõdvesta alaselg ja kõhupiirkond. Tunne, kuidas kõht vajub kehasse. Lõdvesta ringere ja ülakeha, lõdvesta käe. Tunne käte raskust. Lõdvesta kael. Lõdvesta pea. Ja tunne pearaskust. Lõdvesta kõik näolihased. Piirkond kulmude vahel. Lõdvesta silmad. Lõdvesta põsed ja huuled. Lõdvesta keel. Lõdvesta lõug. Terve keha on täiesti vaba. Täiesti raske. Ning sulab põranda sisse. Naudi lõdvestust.
hinga sügavamalt sisse. Tunne oma keha ja hingamist. Kergelt liiguta varbad ja sürmed. Tee sujuvaid ringe jalalabade ja käelabadega. Tee veelgi sügavam sisse hingamine ja tunne värskust. Tunne energiat kehas. Kui oled valmis, rahulikult keera ennast paremale küljele. Ja kui oled valmis, liigu isteasendisse. Vii käed shimudasse. Keskendu punkti kulmade vahel Ajna chakrasse. Hinga sügavalt sisse. Ja pikalt sügavalt välja. Vii käed namaskara asendisse rinna ette. Ja lõpetame tundi mantraga. 1 kord om ja 3 korda shanti. Shanti, shanti, shanti. Aitäh teile. Namaste. Aitäh, et valisite Nesti Yoga oma praktikaks. Ma loodan, et te külastate meie tunde veel ja veel ja veel. Ja et te liitute meiega Nesti Yoga YouTube kanalil ja likeite meie video, minu video. Ma loodan, et ma näen teid ka oma grupitundides. Ja ma väga vabandan, kui video kvaliteet ei ole väga perfektne ja kui heli ei ole veel ideaalne ja kui minu keel ei ole ka ideaalne. Ma loodan, et ajaga kõik see läheb paremaks ja paremaks ja ma loodan, et te liitute meiega veel ja veel ja veel. Aitäh teile veel kord. Namaste. Ciao.